Täna ootab meid ees mõnus jõutreening alakehale ja treeningvahendiks on täna hantel. Kõigepealt alustame soojendusega ja soojenduseks on meil täna 3 ringi, 8 seljapainutust, 8 põlvedõstet rinnale, 6 ettepainutust pluss kükki ja 8 kätte ringi. Kui sooritad seljapainutust, katsu tulla alla nii nõgusa seljaga kui vähegi saad ja üles nii kumeras seljas kui saad ja lõpus sooritage mõnus õlaring. Eesmärk on enne trenni alustamist selg mõnusalt soojaks saada ja ennast treeniks valmis panna. Järgmine soojendusharjutus on põlve tõsta rinnale, kõigepealt siruta käed kõrvale nii kaugel kui saad, seejärel haara põlvest põlve ette ja tooda vastu rinda. Vaata, et jalad oleksid puusa laiuselt või ikka hoida laiemalt, et tasakaal oleks parem ja mõnusalt saame soojaks nii riie tagaosa kui ka õla ja rinnavõõtme. Harjutust sooritades ära kiirusta, pigem võtta rahulikum tempo, soojendus on oluline, nii et omas tempos naudi 8 kordust. Kui saab tehtud, siis jätkame ette painutusega pluss kükiga. Seega, painuta ette, kui saad päkas kinni on väga hea, kui ei saa on okei. Seejärel soorita kükk tee endale mugavus sügavuses, kui saad tulla täitsa sügavale kükki on hästi, kui ei saa, tee kas või pool kükk ja seal siruta ennast ülesse ja lõpus mõnus siruta. Käteringid tee pigem rahulikult, nii suure kaarega eest taha läbi kui vähegi saad. Tahad tunda venitust nii rinna kui õlavõõtmes, kui venituse tunne on väga okei, aga tee rahulikult suur ring eest läbi ja tagant too käed tagasi alla, nii et soorita 8 kordust ja seejärel suundub ja uuesti sama ringi otsas peale. Hantliga eesküki puhul kõigepealt too hantel vastu rinda, suru käed vastu rinda, nii et hantel oleks ilusti kätte vahel ja sealt soorita kükk. Jalad on sul siipa laiemalt kui puusad või siis õla laiuselt. Seega tule kükki, pinguta tuhar, hoia kops õhku täis ja üleval hinga välja. All ära hinga välja või pigem pinguta kerelihaseid ja saad keha mõnusalt tööle. Eesmärk on anda koormust tuharle, reidele, säärtele, aga enamus koormusest läheb ikkagi tuharle. Veel jälle kindlasti seda, et su põljed ja varbad vaadatakse kükki sooritamise all pigem väljapoole ja põljed ei vajuks sisse. Seega kaitseme põlje vigastuse eest ja naudime kükke. Hantlitega ettekallutuse puhul jälgid jalad oleks täiesti koos, võid olla täiesti lukus sirgelt ja seal kui kallutad ette, jälgi, et selg oleks sirge, kere oleks pingul ja hantlid tulevad suunaga kanna poole. Sa tahad tunda venitust ja pinget riie tagaosas, samas töötab ka tuhar, nii et üles tulles siruta ja pinguta tuhar nii kõvasti kokku kui vähegi saad ja terve liigutuse vältel on kere super pingul. Kui lähed ülesse, hinga välja ja all võid korra hinge kinni hoida. Kui alustad hantlitega välja asteid, jälgi, et su jalad oleks puus laiuselt või ka astuda sipa laiemalt ja ära astu täpselt ükse taha, vaid pigem sipa harki on tasakaal parem ja mugavam harjutus sooritada. Su põlv ei pea puutuma maad, aga kui astud taha, jäta kogu keha raskus eesleva jalale, ära kiirusta, pigem 1 sekundiga alla, 1 sekundiga ülesse. Võid ka teha 2 sekundiga alla ja sealt 1 sekundiga ülesse. Svingide puhul võta kohe alguses puusadest laiem harkseis, suuna päkad välja, täistalt maas ja sealt kallutad ette, annad hantlile mõnusa hoo, tood hantli ette ja läbi selle pingutad tuharat. Koormuse saab korralikult tuhara lihas, nii et naudi kergelt 20 kordust ja katsu mitte liigselt taha sirutada. Ehk siis vaatad su õlad ei läheks puusast väga palju taha poole, et jällegi kaitsta selga üle pinge eest ja tuhara pingutus aitab seda vältida. Puusadõste puhul too kannad võimalikult tuhara lähedale, suru kannad kõvasti vastu maad, võike võtta varbad maast lahti ja kui hakkab puusa tõstma, too hantel puusa peale. Kui sul on ebamugav too hantel puusa peale, siis too hantel teeks reide peale, natuke allapoole ja sealt tõsta puus maast lahti, hoia 2-3 sekundit, et pinget hoida võimalikult kaua ja sealt langetad puusa maha, anna korra puhkuse ja kordad järgmise korduse samamoodi, kuni 10 kordust on täis. Tänase jõutreeningu lõpus ootab meid ka mõnus vastupidavus-osa. Kõigepealt me sooritame 10 kükki, seejärel 10 sit-upi hantliga, seejärel 9 kükki, seejärel 9 sit-upi hantliga ja samamoodi kuni jõuame 1 korduseni. Kui saab tehtud, pane kirja aeg, palju sul läks selle workout'i sooritamiseks.
Kui sa ei jõua 10 minutiga tehtud, siis pane kirja tulemus, palju kordusi sa jõudsid 10 minuti jooksul tehtud. Sit-upi puhul jälgi, et sa ennast kätega liiga palju hoogu ja kogu töö teeksid ära kerelihased. Küki puhul pead jälgima, et puust läks 90 kraadi ja kui ta kükist ülesse, siis iga kord siruta ka puus välja. Kui saab workout tehtud, tähendab seda, et trenn on edukalt sooritatud ja sa oled tugevaks saanud. Nii et trenn tehtud ja kohtume juba järgmises treeningus. Saame tugevaks. Let's go!